Veebruari algul jäid tallinlastele silma kahtlaselt käituvad kajakad. Lamasid teised jõuetult rannikul ja isegi inimeste või koerte lähenedes ei teinud nad minekut. Neid sai korjatud nii Pirita rannast kui Admiraliteedi basseini pealt ja Katariina kai juurest. Linnud olid rannas, ei saanud lennata käia, kõhuli maas, jõuetud. Nii mõnelegi tiivulisele jäi see talv viimaseks. Suurem osa siiski taastus ja on tänaseks looduses tagasi. Viimased, kõige viletsamas seisus olnud ja pikimat taastust vajanud sulelised vabastati aga Pirita rannas. Kõigil kajakatel siiski lendamiseks veel jaksu ei jagunud. Paar lindu jäid rannale kakerdama. Üks tiivuline tegi aga mere kohal väikese ringi ning laskus siis merre, et sulestikku pesta. Sinna ta jäigi. Tõime täna siia 11 lindu. Nendest 7 läksid ilusti lendu. Ülejäänud tuleb jälle kokku korjata ja natukene veel aega anda. Küll lähevad nemad ka. Kas kajakaid räsis mingi viirus või reostunud merevesi jäigi saladuseks? See pole aga loomakaitsjate suurim mure. Õiged jamad hakkavad pihta alles märtsikuus, kui Raplamaal asuv imeloomade selts oma uksed sulgeb. Sibelle Lee perel pole võimalik rohkem oma raha eest metsaasukaid turgutada ja sestap tõmmatakse kulukale heategevusele joon alla. Mis täpselt saama hakkab, ei tea, aga nii palju kui liit suudab, siis üritame edasi. Katsume leida ruumid ja katsume leida inimesed, kes sellega igapäevaselt tegeleda saavad. Ühe võimaliku variandina pakkusid loomakaitsjad, et siis viiakse need Riigikogu ja Keskkonnaministeeriumi ette. Äkki nõrkenud ja vigaste elukate reaalne nägemine paneks ka Eesti elu suunajaid tegutsema ja nad mõistaksid, et ka mitte kaitsealuste liikidega tuleb tõsisemalt tegeleda.